Euroopa saab olema väga suures hädas. Maailma kõige suurem võlgnik, see on vana joolis selles mõttes, et selle ma ei leidnud ühtegi, mis oleks selline, kõik oleks kokku võetud värskemalt. Aga näete, täna päeval on kindlasti Ameerika kokkuvõlg 4 korda üle tema SKP ja SKP suurus on 14 triljonit. Maakera SKP on 60. Nii et Ameerika on maailmale võlgu ühe maailma SKP suuruse. Täna. Tema saab seda nii kaua teha, kuni dollar on maailma raha. Ja kõik tahavad seda kokku osta. Siis vaadake, milles on probleem. Siin on jälle ajatelg on hästi pikk ja algab juba iseseisvussõjas. Ameerika on kõik uskumatult pikad aegajad. Aga näha on, et iga kord, kui on sõda, siis läheb nagu valitsuse võlg üles ja siin on suur depressioon. Ja pärast tuleb alla tagasi. Ja nüüd kasvab võlg ilma, et sõda ei ole. See, mis on Afganistanis, on kukki-mukki. See ei ole Ameerika mastaap arvestades selline sõda, mis peaks seda põhjustama. Nii et kui ma ütlen, et Ameerikas on ka probleemid. Näete, kuidas eestlased peast lolliks läksid. See on meil nüüd näha. Ja kuna see umbes algas. Kui jooksev konto on miinuses, siis rahvas sööb ära suurema piruka, kui ta on küpsetanud. Kuidas on võimalik süüa ära suure pirukas, kui sa oled küpsetanud? Üks võimalus on kuulutada naabrile sõda ja minna süüa naabri pirukas ära. Ja teate, et Džingis Khanist alates kuni Napoleon, Hitler, Stalin praktiseeriti mitu tuhat aastat. Tänapäeval see ei ole nagu ilus. Ja mis sa nüüd teed? Nüüd lähed koppuda naabri uksele, vabandust, kallis naaber, kas ma võiksin natukene sinu pitsast laenuks saada? Laenuks. Mis tähendab siis seda, et see tuleb kunagi intressiga tagasi maksta. Ja ma ütlen veel kord, et näete, asi läks muidugi käest ära juba siin sajandi alguses, aga siis, kui me siin 2004 ühinesime siin veel ja näete, mis see buum endaga kaasa tõi. Okei, laenuraha jooksis sisse ja see seda võimaldaski. Ja nüüd mõtlen jällegi, et ma olen väga ebapopulaarne, ma mõtlen, ei jõu ära kiita seda masu. Teised kõik laidavad, aga mina muudkui kiidan. Siis näete, milleks on masu hea. Kui mingil hetkel ikka siin oli ühe kvartali miinus oli 25%. Ja saate aru, kui seda toimub 17 aastat järjest. Miinus 10, miinus 12, miinus 14%, miinus 17%. Ja teate, kuidas kollektiivne psühholoogia töötab, nii nagu see demograafiagi puhul. Me teeme seda täie teadmisega, täie rinnaga, me reisime ja kõigil on kodus laame telekad, eks minul ei ole kusjuures. Aga mõni tõstsid need SMS laenuga. Et me lubame seda kõike endale, sest meil on kiiresti vaja ja ühe kindla teadmisega, et meie ju ei maksa tagasi. Tagasi maksavad meie lapsed ja lapselapsed, minu lapselapsed. Te ei taha näha, mis nad teie haua peal teevad. See tuleb naabrile tagasi maksta see ja koos intressidega, see, mis täna on ülekulu. Nii et ja selles kollektiivses mõtlemises on veel üks viga sees. Neid lapsi ju ka, nende arvelt me otsime täiendavalt kokku, neid ju ka ei ole, neid on vähe. Näete, kui viin on liiga odav. Eestlased, see on siis majapidamiste laenu kasv protsentides. Aastal 2004 laenud kasvasid ühe aastaga 41%, 2005. aastal 59%, 58%, siin veel 34%. Saate aru? Need 5 aastat järjest 40%, 50%, 30% laenu kasv kogu aeg. Aga see oligi, see võimaldaski seda siin, eks? Sest kuidagi pidi ju keegi peab, sa pead kokku laenama selle raha. Nii et, ja näete nüüd, kui nüüd, mis juhtus ja miks ei saa ja valitsus ei tohi kiirendatud korras viia tööpuudust jälle 4% peale. Et näete, mis siin juhtus. Mingil hetkel siin see reaalpalga kasv oli siis 15%, samal ajal tootlikkus kasvas 5%. See ei tule välja, see ei kesta kaua. Võtke suvaline makroõpik 3. teed lahti, seal kuskil on kirjas, et palk ei saa tootmise kulu, aga palk on ju pool kuludest, mis ühiskonna üldse tehakse, ehk siis pool tuludest samal ajal ka. Eestis on palgad, mis makstakse koos sootismaksuga küll, on 48% SKP-st. Ja kui see keskmine palk tõuseb siin mitu aastat järjest 3 korda kiiremini kui tootlikkus, siis saate aru, et see ei saanud hästi lõppeda. Nii et mina olen nagu seda meelt,
et kui mina kindlasti on see kinnisvarakriis ja see, mis tegelikult Ameerika kinnisvaraturul toimus, see on müstika. Siis seal. See on kindlasti finantskriis ja see on kindlasti majanduskriis, aga mina arvan, et see on eelkõige on see väärtuste kriis. Et võt see, tähendab, inimesed on nagu aastatuhandeid saadi teada, ei tuntudki sõna pension. 100 aastat tagasi ei olnud olemas pensioni. Ja aastatuhandeid said inimesed hakkama, eks? Ja nüüd viimased 100 aastat ei saa. Ja siis ongi lapsed jätad sa tegemata, aga siis sul kuskil selle tasandil on ikka see hirm, et aga mis siis saab, kui ma vanane? Ja siis sa maksad nagu umbes jaru tummleedisse mingitesse fondidesse sinna, kus üldse ei kontrolli seda raha. Mina olin ka maksud, 7 aastat oli maksud, mul ei olnud põhjustanud minna vaatama, nüüd ükskord oli. Siis läksin vaatasin, seal oli paar tuhat krooni vähem, kui ma olin maksnud. Pidi olema mingi 164, aga oli vist paar tuhat vähem. Ja kui ma inflatsiooni arvesse võtsin, siis oli kolmandik kadunud sellest rahast. Nüüd ütleb küll, et 20 aasta pärast seda aastat. Jah. No aga ega see ei on viimane selle finantskriis, eks. Näete, eestlased said lahti 28% oma tööstustoodangust. Ja nüüd võiks arvata, et meie olime lollid. Et soomlased, rootslased said samuti lahti 5% oma toodangust. Ja nüüd see on nüüd august 2009. Ja nüüd ma kuulen, et meil on 30% tööstustoodangust. Täna võrreldes aasta takusega on meil tööstustoodang juba 30% kasvanud. Vaat see kolmnurk teiselegi, kolmnurk pöördubki läbi selle, et kõigepealt saadakse lahti siin kolmandikust tööstusest ja siis taastub, aga taastub ta ju teistes kohtades, eks. Kõrgemat lisaväärtust andvates kohtades taastus. Meil on veel väga suur eelis, me viitsime veel tööd teha. Näete, see on töötundide arv lõivatu kohta, need uus 10 ja see on Euroopa Liit vana. Ja see on USA-si. Et me teeme enam-vähem täpselt kuskil 1950, ma Raul Jaametsa käest küsisin üle. Me oleme täpselt enam-vähem siin. Aga ma ütlen, et keskmine ameeriklane teeb 400 tundi rohkem tööd aastas kui sakslane. Nii, ja näete, siin oldi veel koos. 7. alguses, 7. keskpaigas oldi ilusasti koos veel. Mis siis juhtus? Miks nüüd siis tuli see vahe sisse? Kes on süüdi? Keegi on alati süüdi. Ametiühingud. Sellepärast, et siin ei saa olla väga palju ametiühingu aktiviste siin ruumis, et ma võin siin otsa välja öelda. Et loomulikult midagi pidi juhtuma, eks siin. Midagi läks nüüd, et ameeriklased nagu säilitasid selle taseme ja teised hakkasid siis üha vähem tööl. Nii, me viisime veel tööd teha. Me oleme veel odav, sest näete, siin on see tabel. See on mul Urmas Varblase käest laenat. Et sakslane tahab 30 eurot tunnis saada. No meil on praegu enam-vähem see tase. Tagasi 2007 tase. 6. Aga näete, Rumeenia 2,6. No siin ei ole hinnata. Et me teeme veel palju töötunde suhtes, me oleme veel suhteliselt odav. Kõik läksid siin kallimaks äkki. See on 2001 ja 2008. Nii, ja Eesti on ka läinud oluliselt kallimaks. No nüüd on meil palk langenud Euroopa siin. Kindlasti 10% punkti oleme kindlasti järele andnud. See on minu kõige parem slaid. Ja see, mis tõestab, et Eestis on kapitalism veel võimalik. Ja Lätis ka. Näete, see on nüüd tegelikult siis 2009 kvartal võrreldes eelmise aasta samaga. Näete Läti ja need on Leedu Eesti. Aga näete, enamuses Euroopas palgad tõusid ka kõige sügavamal masuajal peale suurt depressiooni. Ja siis ma uurisin, võtsin välja, tegelikult oli tipp oli kõige kõrgem oli 2008 teine kvartal, kus palk oli 13 306. Ja siis põhi tuli vastu 2009 kolmas oli 11 770. Nii et langus oli 11,5% Eestis. No siis Lätis muusu tuli see langus kuskil 20%. Ma usun, et kui otsida välja sealt see tipp ja see. Ja saate aru, see ei ole meist paarsada kilomeetrit põhja ja lääne pool võimalik. Ja see, et see Eestis oli võimalik, see on fenomenaalne. See ongi see majanduse paindlikkus ja see on see meie sõnum tänapäeva läänemaailmale.